Tartu on nii suuruse kui ka rahvaarvu poolest teine linn Eestis. Ta on aastasadu olnud oluliseks punktiks kaubateede ristumiskohas. Tänu sellele kuulus Tartu ka Hansaliitu. Tartu on ilus linn, kuid see ei ole olnud alati nii. Tartut on rünnatud mitmeid kordi just oma asukoha pärast. Tänu sõdadele on keskaegsest Tartust säilinud väga vähe. Esmakordselt mainiti Tartut linnala aastal 1030, mil Kiievi suurvürst Jaroslav Tark vallutas siin asunud muinaseestlaste linnuse. Ta rajas siia uue linnuse, mille nimeks sai Jurjev. 13. sajandil rajati siia piiskopi linnus ja Tartu uueks nimeks sai Tarbatu. Keskaegset Tartut kaitses linnamüür. Linnamüür turvas ala, mis ulatus Toomemäelt Emajõeni ning laialt tänavalt Poe tänavani. Maakividest ja tellistest ehitatud ringmüüri hakati rajama 13. sajandi lõpul. See kaitses linna sissetungijate eest. Linnamüür oli 2 meetrit paks ja 9 meetrit kõrge. Selle ette olid kaevatud tiigid ning vallikraav. Müüris oli 27 torni ja 9 väravat. Vaatame, milline oli linnamüüri umbkaudne marsruut.
Tartu kuulus Hansaliitu juba vähemalt 14. sajandist. Eesti linnadest kuulusid liitu veel Tallinn, Pärnu ja Viljandi. Tartu seisis tähtsal kaubateel Lääne-Euroopast Venemaale. Ühtlasi esindas see ka viimast lääne-euroopalikku linna Euroopa idapiiril. Tähtsat rolli Hansa kaubanduses etendas spetsiaalselt Peipsi ja Emajõe piirkonnas kauplemiseks kohandatud kaubapurjekas Emajõe Peipsi lodi. Nende tootmine lõpetati 1918. aastal. Praegu Emajõel ringi sõitev Jõmmu on selle laevatüübi viimane esindaja maailmas. Kauplemine toimus Raeplatsil, seal olid kaubapoodide read, vaekoda ehk kaalukoda, linna apteek ja keskaegne linnahalduskeskus ehk Raekoda. See joonis sarnaneb hiliskeskaegsele Raeplatsi plaanile. Siin on välja toodud tänapäevase Raekoja platsi plaan ja tumedalt purskkaevu kõrval on märgitud keskaegse apteegi ja kaalukoja alusplaan. Kaubeldi kõigega, nii toidu kui tarbekaupadega. Linnas liikus ka vargaid. Varastele ja pättidele ei riputatud küll silte kaela, vaid pandi häbipostile või poodi üles. Avalikud hukkamised leidsid samuti aset Raeplatsil. Seal pakkusid linnakodanikele kergemat meelelahutust ka narrid ja laulikud. Aga kes olid need linnakodanikud? Kodanikud olid kõik jõukad inimesed, kes elasid seespool müüri. Lisaks aulistele linnakodanikele võis linnas näha ka vaeseid ja kerjuseid. Kõik mittekodanikud elasid linnaäärsetes agulites, millest üks paiknes tänapäeva Karlova aladel. Seal tegeleti põhiliselt kana ja seakasvatusega. Aga mis sai kõigist surnutest? Vaesed ja haiged maeti linnamüürist väljas asunud Püha Antoniuse kalmistule, mis asus tänapäeva Lillemäe aladel. Seda kutsuti ka Surnute mäeks. Vanemuise kontserdimaja kohal asus Püha Anna kalmistu. Linnakodanikud maeti tavaliselt kirikuid ümbritsevatesse kirikaedadesse. Ülikooli peahoone kohal asus Maarja kalmistu, mis kuulus keskaegse Maarja kiriku juurde. Maarja kirik ise asus praeguse ülikooli arhiivi kohal, kuhu on sajandite jooksul mitmeid kordi kirikuid püstitatud. Need ei olnud ainsad pühakojad Tartus. Siin asus Pühavaimu kirik ja seek ning seejärel naistertsiaaride Püha Klaara klooster. Üsna vahetus läheduses asus dominiiklaste Maarja Magdalena klooster, mille kohal on tänapäeval Vene õigeusu kirik. Õigeusu kirik Tartus keskajal asus Jaani kiriku vastas. See oli Pihkva kaupmeeste Nikolai õigeusu kirik. Jaani kirik on üks paremini säilinud näide keskaegsest arhitektuurist Tartus. Selle vanimad osad pärinevad juba 14. sajandist. Jaani kiriku teevad unikaalseks detailirohked savist terrakoota kujud, mis kõik on isenäolised. Need on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. Arvatakse, et need kujutavad keskaegseid linnakodanikke. Kirikute juures tegutsesid mungad, kes palvetasid linna ja selle elanike eest. Nad jagasid ka õnnistusi ja ravisid haigeid. Tähtsaim kirik Tartus kui Tartu piiskopkonna keskuses oli Toomkirik, mis oli piiskopkonna peakirikuks. Selle ehitamist alustati tõenäoliselt 13. sajandi keskpaiku ning see oli pühendatud apostlitele Peetrusele ja Paulusele. Ehitustööd kestsid sajandeid ning see oli ainus Vana-Liivimaa kahetorniline telliskootika ehitis. Esialgne 4-lööviline basiilika oli rajatud kaitsekirikuna. Kiriku allakäik sai alguse 1525. aastal reformatsiooniga, mille käigus rahvas seda rüüstas.
Toomkirikut ümbritsesid kalmistu, toomhärrade elumajad ja piiskopi linnus. Linnus rajati eestlaste muinaslinnuse kohale praeguse Tähetorni aladel. See oli Tartu piiskopkonna peapiiskopi residendiks. Jaani 20 asuv maja on ainus mittevaimulik osaliselt säilinud ehitis, mis on pärit hiliskeskaegsest Tartust. Tänapäeval elumajaks ümber kohandatud hoone oli algselt ait. Kaupmehed ja käsitöölised olid koondunud gildidesse. Siin asus kaupmeeste gildi maja. Keskaegse Maarja kiriku vahetus läheduses asus käsitööliste gildi maja, mida nimetati ka Antoniuse gildiks ehk Tartu väikegildiks. Väikegildil oli kauplemine keelatud, lubati tegeleda ainult käsitööga. Siin aga asus Mustpeade gild ehk suurgild, mis ühendas endas samuti kaupmehi ja kaupmeeselle. Tartus pole küll palju keskajast säilinud, kuid on sellegipoolest ilus linn. Tartus näeme